täna siis Raivo Kokk, palun. Aitäh! Tere! Mina olen siis Raivo Kokk ja background tavaliselt antakse siis teada. Ma olen lõpetanud Leningradi ülikooli. Eriala on minul inimese biokeemia füsioloogia. Ja kõigepealt ma harjutasin sõrmi, kätt ja pead selliste väiksemate peal, nagu seda on gripiviirus või nagu seda on hoopis natuke hullem selline objekt, see on trichomonas. Ja kui olin käe nagu valgeks saanud, siis läksin Tehnikaülikooli, kutsuti tegelema natukene sellise tõsisema teadusega. Varem ma tegelesin rohkem mikrobioloogia vallas, aga nüüd siis hakkasin tegelema natukene teiste asjadega ja siis kutsuti mind Toidu Instituuti. Ja seal ma siis nüüd olen 30, ei tea kui palju aastaid, 85. aastast 5. veebruarist olen ma Tehnikaülikoolis. Ja praegu olen ma emeriteerunud, nii et olen emeritprofessor ja vaba käigu vang, nagu öeldakse, jah. Ja sellepärast mul on väga hea, et ma ei pea igasugust selliseid kohustuslikke asju kaasa tegema, vaid ma saan lihtsalt valida seda, mida ma ise tahan teha. Ja ma räägin väga tihti tasakaalustatud toitumisest, ma räägin tihti mitte ainult toitumisest, vaid me teeme ka seda ja me teeme seda, näiteks viimane kord oli Õppiv küla, selline programm on, siis Õppiv küla raames oli näiteks Vigala rahvamajast, oli siis naised kokku tulnud ja tegime koos praktilise osaga. Nii et mulle hästi meeldib tegelikult toidu valmistamist õpetada, sellepärast et ma ise ei ole seda õppinud, teatan kõige lihtsam õpetada seda, mida ise ei tea. Ja eriti veel siis naisi õpetada toidu valmistamist. Kui te tahate kõiki seda asja kuulata, siis me räägime sellistest asjadest nagu millist toitu valida, millised on alternatiivid, kuidas see toidu koguspäeva peale jagada, kuidas toitu valmistada, kuidas toitu pakkuda, kuidas toitu süüa, mida ja millal juua, kas ja kuidas ka tohib maiustada. Ja siis me räägime trendikast toitumisest natukene, sellepärast, et noored hästi tihti järgivad trendikat toitumist ja praegu näiteks minul magistriüliõpiline tegeleb ühe sellise teemaga lõputöö raames. See on siis tselluloosnuudlite valmistamine, sest Eesti Vabariigis on nii palju naisi tekkinud, kes võib-olla ka oma mehi sünnivad selleks, kes nisujahu pelgavad ja kardavad kui hirmus ja siis ühestki sellisest turum nisujahust nuudlit või pastatooted ei sobi, siis on vaja tselluloosnuudlit teha, et mitte energiat sealt saada. Siis me sellega praegu tegeleme. Eelmisel nädalal tellijale pakkusime 12 varianti, nii et see asi läheb. Ja täna võib-olla ma natukene annan teile paar sellist ideekest ka kaasa, sellepärast, et no mida te siin ootate ja miks te siia tulite, eks ole. Nii, toit tervisele, see tähendab seda, et elame et süüa või sööme et elada. Tegelikult see teine pool on tähtsam ja kui me juba elame, siis sööme siis natukene paremini. Ja see sööb üldine on siis 10–20% valgudest, 25–35% peaks olema rassade baasil saadav toiduenergia ja ülejäänud 50–60% füüsivisikute baasil. Ja toit, need tavalised sõnad, mis toidu kohta öeldakse, peab olema tasakaalustatud, peab olema mitmekülgne, peab olema vastavalt energiavajadustele, regulaarne, maitsev ja naturaalne. Kui te vaatate nüüd, et kui palju te jõuate, kui palju teil aega on näiteks, kui te hommikul sööte ära, kui sööte, millal siis järgmine söögikord on? Mõnikord kell 4. Mõnikord kell 4. Tähendab, vahe on suurem kui 5-6 tundi. See tähendab seda, et te tahate mängida oma veresuhkruga. Veresuhkruga mängimine tähendab seda, et te ei suuda hoida ennast kogu aeg balansis. See tähendab seda, et teil võivad muutuda ka tujud. Ja tegelikult see on see põhjus.
Ma ei lähe kaugemale ses mõttes, et ma ei lähe selle juurde, kuidas teil muutub immuunsüsteem, kuidas te olete vastuvõtlik haigustele, sellepärast, et viimasel ajal, viimase 10 aasta jooksul, ütleme niimoodi, on kõige rohkem hakatud rääkima sellest, et tegelikult me ei tea, mis meil toimub sees ja mitte, süda on alati kõige tähtsam olnud, et kui süda löömise katkestab, siis nagu elu ei ole enam. Aga tegelikult ei mõelda sellele, et soolestiku üks osa, see on jämesoole osa ja jämesooles olevad bakterid. Sest tegelikult meie organismis on bakterid rohkem kui, bakterirakke rohkem kui meie oma rakke. Sest nad on väiksemad, sellepärast nad mahuvad ära. Ja nemad mõjutavad tegelikult meie kogu elu hoopis rohkem. Sealt tuleb ka see, et kui me peame väga suure vahe, siis ka jämesoole bakterid ei saa normaalselt toitu. Sest me peame ennast ära toitma ja me peame nemad ka ära toitma. Nüüd, mis tähendab regulaarne veel, toitumisteadlased, me oleme lihtsalt võtnud kätte ja teinud ise paarid asjad läbi. Minu kolleeg Tiiu Liibert näiteks tegi läbi, kui palju me saame ikkagi vitamiin D-d ja kas me saame toidust selle kätte 3 aastat 2 tohtriga ja 2 biokeemia laboriga, kus tal verd kontrolliti ja selgus, et ei saa ikka küll. Mina tegin läbi 2 programmi, üks oli siis kaalust mahavõtmine ja kuna ma võtsin kaalust maha 3 kuuga 19 kilo, siis kui oli vaja kaalu juurde saada, siis ma võtsin uuesti selle sama 19 kilo ja mis te arvate? 5 kuud ma nägin vaeva, ma sain 17 kilo juurde, aga 19 mitte kuidagi ja siis võttis veel 2 kilo aega, et saada see juurde. Sellepärast ma ütlen, et kaalust maha võttes on ime lihtne, aga kaalust juurde saada on hoopis raske. Ja selle põhipoint on regulaarne toitumine. Ja toiduvalik, mida te tavaliselt sööte, on tavatoit. Mõni eelistab mahetoitu. Valmistoit. Paraku valmistoit on meie igapäevase elu osa, sellepärast, et paljudel ei ole aega. Ja valmistoidu riiulid, kui te vaatate, olete kõik proovinud valmistoitu, mis müüakse? Nii, te nagu ei olnud rahul. Kuidas teised mamma toitu olete maitsnud? Kuidas on? Mina ütleksin ka, sellepärast, et meie 7 lõpetajat on seal. Meie eriala 7 lõpetajat teevad seal retsepte ja nii edasi ja on kvaliteedikontrollis ja kus iganes. Ja mina olen proovinud nende kartulipudru näiteks, mis on mulle meelde jäänud, siis ma väidan, et Eesti Vabariigis on noori emasid, kes võib-olla, kellest pooled ei oska teha kartulipudru nii hästi, kui nemad teevad. Nii et õppige. Nii et valmistoit on täitsa okei. Taimetoit, ja tegelge sellega, lapsed jätke rahule. Lapsed jätke kõrvale sellest. Ise võite tegelda millega iganes. See on enda uued toitumissoovitused annavad väga hea sõnastuse. Enese piiratud toitumine. Tähendab, te ise olete mõelnud endale mingi piirangu välja. Kiirtoit. Jah, paljud ütlevad, et McDonald's ja mis iganes. Ta peab olema. Tähendab, ärme eitame seda, mis tegelikult peab olema, sest kui te sõidate näiteks lastega ja kui te ise kannatate 5-6 tundi, et veresuhkur teil kõigub, siis lapsel 3,5 tundi on maksimum. Tähendab, te peate andma lapsele süüa ja auto ei ole söögikoht. Autosalong ei ole söömise koht. Dieettoit. Dieet, mis asi tähendab dieet? Dieet on tegelikult päevatoit. Nii et mingid dieete, kui te arvate, et see on mingi eritoit, siis okei. On üks raamaturiiulil, ma nüüd ei mäleta, mis kirjastus oma, aga seal on 330 dieeti. Kui te nende vastu huvi tunnete, hakake täna päev esimest dieeti tegema. Sellepärast, et elu on piisavalt pikk. Te jõuate teha need kõik 330 läbi. Ja ma väidan, et 95% te pärast olete elus kõik. Midagi võib juhtuda seal vahevad, eks ole.
Mis puudutab aga viimast, see on paastumist. Seda minu jaoks ei eksisteeri, sellepärast, et kui keegi räägib mingitest organismi puhastamisest, maksa puhastamisest, šlakkidest, tuhast, kui keegi räägib tuhast organismist, siis mul tekib kohe selline tunne, et huvitav küll, kus kohas on see tuhaämbri koht seal organismis. Ja ma nägin Suurbritannia kõige parema teaduskeskuse, seal muide on ka minu kolleeg töötanud ja õppinud, doktorantuuri tegi seal, siis seal tehti dokumentaalfilm selle kohta, kas organismis kogunevad mingid mustad jäägid või mitte. 4 gruppi ja põhitulemus oli see, et köögivilja grupis olevad naisterahvad kaotasid kaalus 2,7 kilo, see oli kõige tulemuslikum asi. Kõik muud aga šlakkide teke organismis ja kõik see on jama, nii et paastumine, kui te arvate, et te puhastate sellega organismi, siis te petate iseennast. Toidukogus tuleks jagada 4-6 korra peale päevast. Teile tundub, et 6 korda on palju, aga arvestage, et siia sisse lähevad kõik õunad, banaanid, kõik, mida te sööte 1 korra eest. Sest te hoiate kogu aeg veresuhkru ka õuna või banaani abil ühel tasandil. Milline on füüsiline aktiivsus, sellest kahtlemata sõltub. Ja me hiljuti tegime ühe magistritudengiga, tegime Eesti korvpallimeeskonna ja korvpallinaiskonna meisternaiskonna toitumisuuringu. Ja esiteks mul oli väga üllatav, et tipptasemel sportlaste toitumisega ei tegele mitte keegi. Ja siis ma palusin seda magistri, ta ise mängis ka, siis ma palusin teda, et liiguda vabariigi korvpallikoondise treenerile, peatreenerile see retsenseerida see töö. Et siis ta ükskord loeb, mida on vaja nende sportlastega teha, sellepärast, et sportlastele paraku, ma olen sellega nõus, on vaja toidulisandeid. Kuidas toitu valmistada? Naturaalne toit on siis see kõige parem, eks ole, poolfabrikaadid, täitsa okei. Eestis olevad poolfabrikaadid, mida toodetakse, see on niivõrd hästi, meie toidutehnoloogid arvestavad Eesti maitsega, nii et, ja neid on nii palju variante, sest eestlased on nii kummalised, et nendel üks ei meeldi, teine ei meeldi. Ja siis, kui ma läksin näiteks Stockmanni lihtsalt lugema ülesse, kui palju on seal erinevaid piimatooteid, piimadesserte ja nii edasi. Mis te arvate, kui palju need oli? Väga palju, 124 erinevat sorti. 124. No, eestlased on lihtsalt omamoodi, nii et, aga piimatooteid võib-olla ongi Eestis ühena rohkematest, sest Soomes ma ei ole ka nii palju neid näinud. Valmistoit, sellest me rääkisime, kiirtoit, millest me rääkisime, kuumutamine, taas kuumutamine. No teate, mõni supp on isegi parem, kui ta on kuumutatud, taas kuumutatud. Hapukapsasupp näiteks on parem, kui ta on soojendatud supp. Seljanka on täiesti kindlalt ka. Nii et see on täiesti okei, peaasi, et te sööte suppi. Ja? Ja külmutamine. Külmutamine on, ütleme, teie põlvkonnal peaks olema külmutamine täiesti okei mõttelaad. Sest meie põlvkonnal on mõttelaad sellega seotud, et külmutamise jaoks kasutati tavalist külmkappi, mille see friiseri osa oli 3 tärniga. See tähendas 3 korda -6 kraadi oli -18 kraadi. -18 on teatud toitude säilitamistemperatuur, kuid mitte külmutamise temperatuur. Ja meie võtame sealt, et kui me pistsime selle, no liha ka ei olnud saada, siis me saime selle lihatüki jõuludeks kuskil septembri lõpus kätte, lükkasime selle sügavkülma. Ja kui me seal detsembris enne jõule selle välja võtsime, siis me saime väga hea kastme, sellepärast, et lihamahla muudkui voolas sealt, jah. Aga kogu aeg tuli seda liha kasta rasvaga, et ta jääks nagu selline mahlane ja pehme. Sellepärast, et -18 kraadi juures, kui te külmutate, siis jääkristallid, mis tekivad,
on suured ja nad lõhuvad ära selle toidupoe. Kui aga te külmutate -25 ja allapoole, -40 näiteks kasutatakse väga palju selle toidu külmutamiseks, mida te kauplusest ostate, näiteks paprika ja mis iganes. Üks asi on, millest te kaotate. Te ei saa alati tekstuuri. Külmutatud paprika, te ei saa krõpsu tekstuuri. Külmutatud porgand, te saate ka natuke sellise nätske tekstuuri. See on kõik. 80% C-vitamiinist säilib. Aga kui te täna võtate üles paprika, siis 80% sellest säilib ka poole aasta pärast külmkapis, eks ole. Kui aga te võtate sügisel kartuli üles, siis kevadeks, kui te keldris hoiate seda kartulit, on C-vitamiinist järele jäänud 10%. Nii et nüüd valige. Aga kartulit külmutada pärast seda, kui me maast üles võtame, minu meelest see on ka nagu mõttetu. Tähendab, toidus me peame alati balansseerima kahe vahel. Maitse ja kasulikkus. Me ei saa alati minna seda teed. Väga maitsev ja kõige kasulikum, mis on. Mõne asjaga me saame sellega minna niimoodi edasi. Maitsestamine, millega abistate organismi. Võib-olla ma ütlen teile ainult ühe maitseaine. Kas te sinepit armastate? Jaa. Ei. Peaksite armastama. Ja mitte seda sinepit, tead, nagu udalast või nisadest tõmbate seal, tipis on seal sööklas, jah? Vaid korralikku kanged sinepit, olgu ta vene sinep, Põltsamaa sinep, mis iganes. Ja sinepil on üks väga kummaline omadus. Ta esiteks suurendab teie süleamülaasi aktiivsust 25 korda. See tähendab seda, et tärkliserikkad toidud lagundatakse ette juba suuõõnes. Teiseks, kui te sööte rasvast liha, näiteks jõulupraadi, siis sinep, millega te seda sööte, sinep annab kohe läbi selle amülaasaktiivsuse ja annab läbi limaskesta retseptorite kohe teada maksale, et nüüd tuleb üks rasvane tükk, lase käia sappi. Ja? Maks hakkab tootma sapipõis, pumpab seda edasi ja makku satub esimene kogus sappi, mis aitab sellel rasval, olete kuulnud sõnadest nagu hüdrofiilne ja hüdrofoobne. Tähendab, on vee lembene ja vett mitte armastav. Rasva ja vett kokku segada ei saa tavakorras, jah? Siis nüüd on vaja, et need rasvad seedüksid on rasvad vaja teistpidi pöörata, et nad oleksid hüdrofiilsemad, vee või vesilembesemad. Ja seda tehakse just nimelt maos. Nüüd aga sinep, kui jõuab makku, kui te saate selle rasvase lihatüki, siis ta on hästi palju energiat sisaldav potentsiaalsega. Organism tahab, et see kohe läheks edasi sooltesse ja hakkaks imenduma. Aga tegelikult sinep ütleb, töötage veel, pöörake veel seda rasva ringi. Teiseks, ta tapab koos soolestiku või õigemini mao soolhappega, ta tapab ära need patogeensed bakterid, mis sinna satuvad. Ja kolmandaks, ta stimuleerib maolimaskeste rakke tootma neid ensüüme, mis on mao seedimiseks vajalik. Nii et sinep on super. Sinepi kõrval nädalaigas jääb poole võrra alla. Teine asi, kui me räägime mitmekülgsusest, siis värviküllus tähendab seda, et sööge puuvilja, köögivilja, igasugused aedviljad on tere tulnud, marjad ja minu jaoks 5 värvi taldrikul, mida südamenädal palub, on natuke vähe. 7 võiks ikka taldrikul neid värve olla. Endal ka ülõbusam, kui seal on rohkem värve. Kuidas toitu süüa? Hommikusöök on teadlased leidnud, et hommikusöök peab olema süsivesikute rikas ja kui te armastate näiteks muna süüa, siis munas sisaldub rasv, tuleb teil tasakaalustada suurema koguse süsivesikutega, tähendab, te sööte kas putru, müslit, olgu või maguskook, mis iganes. Hommikul peate saama süsivesikute või glükoosiraksu, siis te olete erksad. Lõuna peab olema tasakaalus. Kui presidendi proua Evelin Ilves ütles, et magustoidud tuleb lasteaias ära jätta ja koolis ära jätta, siis see on ebapädevus lihtsalt. Sellepärast, et
magusa baasil me aitame täiskõhutunde teket. Ja see magus peaks olema, magustoit peaks olema. Kolmandaks, võtke aega söögiks. Kui me tegime koolitoitu, siis me võitlesime Eesti Vabariigis selle eest, et koolilapsed saaksid normaalse ajaga lõunat süüa. Ja Tallinnas on ikkagi üks kool, me saime 20 minuti peale viia selle söögiaja. Ja ikka on üks kool, kus direktor ütles, et nad ei suuda neid tunde niimoodi panna. Ja kuna tal on nii tugevat sõnaõigust, siis ongi jälle 15 minutit. See tähendab seda, et kui palju te koolis olete gümnaasiumis? 12 aastat, eks ole? Lähete 7-aastaselt sinna, 19-aastaselt lõpetate. 175 päeva aastas te sööte kiirustades ja see juba mõjutab teie tervist. Mida ja millal juua? Ma väga palun, harjutage end selle mõttega, et kui teil on suu täis, siis suutäie peale alla loputada seda ei ole mõtet. Kui ma käin meie sööklas, selles, mis te iganes on teilis, kui ma käin teilis ja lähen laudadest mööda, siis mida ma näen? Kui tudengid söövad, siis kogu aeg on käsi selle joogiklaasi külmas. Tähendab, te kiirustate ja te loputate seda toitu alla. Arvestage, et maos enam ei ole hambeid. Nii et kõik toit tuleb mäluda ära juba suuõõnes. Mida juua? Vett, piima, mahla, kalja, mida iganes. Karastusjoogid? No kui soovite, palun, ainult ette. Arvestage, et suhkrupäevane kogus soovitatav on 90 grammi täiskasvanud inimese kohta. Kui te võtate 1,5 liitrise limonaadipudeli ja see on magus limonaad, seal on 12% on suhkrit. See tähendab seda, et ühest pudelist te saate 180 grammi suhkrut, see on topelt päevakoguse suhkrut. Nii et karastusjoogid ei tohiks olla ilmi. Magustoidust ütlesin, et kuulub söögi juurde, kas tume šokolaad või pulgakomm. Pulgakomm on kõige õudsam väljamõeldes, mis üldse on tehtud. Kui suhkur teile, hammastele, räägitakse väga palju ja tegelikult suhkur lahustub vees väga hästi. Suhkur püsib suuõõnes umbes 30 minutit. Nüüd aga etta hambaid lõuga. Bakterid paljunevad umbes 20 minuti, mitte kiiremini. Üks bakter paljunevad, saab 2 sellest 20 minuti jooksul. Tähendab, selle suhkrust ei jõua nad paljuneda. Nüüd aga tootjad on ilmselt stomatoloogidega asjad kokku ühte kappi viinud ja nemad panid pulga otsa selle, et kui muidu hambaid ei kahjusta, siis te hoiate pulgaga selle suhkru suus kinni, et ometigi teie hambad kaarises oleksid. Nii et pulgakomm on üks hullem avastus üldse, mis on tehtud. Kusjuures AHA keskuses Tartus on pulgakommid seal kaupluses müüs. Mul ei suu lahti, kui ma neid nägin seal müüs. Suhkur ja hüperaktiivsus. Jah, lastevanematel on väga hea millegi kaela ajada seda, kui laps ei ole hästi kasvatatud ja viskab selle kommiriiuli juures pikali maha ja taob oma kukad vastu põrandat. Seda kõike on nähtud. See kestis 20 aastat. Ameerika Ühendriikides tehti uuring ja hüperaktiivsus ei ole seotud suhkru tarbimisega. Lastevanematele see otsus ei meeldinud ja nad tellisid eelmisest aastast uue uuringu. Kas ta on käivitatud, ma ei tea, Suurbritannias tehti samasugune uuring. See ei ole seotud. Mida näksida? Väga palju on näksimist puuviljade marjade osas, köögiviljade osas, marjakrõpsud. Mina vaatan nendele sõusse, sellepärast, et marjakrõpsudes on kuni 82% suhkrut. Liiga palju minu jaoks. Kartulikrõpsud. No vaadake, kas need on ikka kartulikrõpsud. Sellepärast, et kui 100 grammi kartulit annab 80 kilokalorit, siis 100 grammi kartulikrõpse annab 580. Tähendab, 500 tuleb kuskilt juurde. Mille arvel? No ilmselt õli, jah.
Kui te nüüd matemaatikatunnis olete oorsad olnud, siis te võite koostada siin ühe võrrandi, kui palju siis on krõpsudes õli, kartulit ja soola. Soola on teada 1%. Õli on 100% miinus 1% miinus kartuli sisaldus. Ja kartuli sisaldus kartuli krõpsudes tuleb välja on keskmiselt 27%. See tähendab seda, et tegemist ei ole mitte kartulikrõpsudega, vaid need on õlikrõpsud kartuliga. Ja ongi kõik, sest õli on seal 71%. Veel räägitakse palju selliseid müüte, et kõik see, mis on kodusaias, ainult see sobib süüa. Meil küll ei kasva nagu kõik kodusaias. Me tahame valikut saada. Okei, lähedal põllul. Ja sellest ma saan aru sellepärast, et rohelised herned ei ole kuskil nii magusad kui naabri põllul või kunagi kolhoosi põllul, mitte oma aias. Või õunaaed, kui on võõra või naabri õunaaed, siis seal on hoopis paremad õunasordid. See on raudselt, ehkki ta võib olla kuldrenett mõlemal pool, aga ikkagi. Eestis kasvatatud. Ja jällegi Eestis kõik ei kasva ka, nii et mujalt toodud tuleb ikkagi kõne alla. Ja nad tagavad teile värvid laual. Kas värske või keedetud? Siin on point. Ja teadlased on kindlaks teinud, et ehkki me soovitame lastele näiteks porgandit süüa värsket, jah, siis see on hammaste igemete tervise nimel, aga tegelikult toitained me saame siiski kätte paremini, kui nad on kergelt termiliselt töödeldud. Nii et porgand olgu nii värskelt kui ka termiliselt töödeldud. Mis puudutab aga näiteks tomatit, siis meeste tervisele, eesnäärme tervisele on väga tähtis just nimelt termiliselt töödeldud tomatilõik. Nii et tuletage meelde näiteks pitsaahjus, olete näinud, kuidas pitsat tehakse. Vahepeal pannakse tomatilõigud peale, lükatakse korraks labidaga ahju ja siis on valmis. See on point. Sellepärast, et selle lükopeeni me saame sealt kätte, kui ta on termiliselt töödeldud. Täpselt samuti nagu punane vein, kui viinamarja mahlast, te eriti ei saa seda resveratrooli, seda antioksidanti. Aga kui see on kääritatud, pärmid on seda vabastanud, siis kestaste seemnetest tulev resveratrool annab selle punasele veinile selle antioksidantsuse, tähendab, miks Prantsusmaal on Euroopa riikidega võrreldes statistiliselt üks madalamaid südame-veresoonkonna haiguste esinemissagedus. See on just nimelt sellepärast, et nad joovad punast veini. Kas pestud või kooritud? No siin arvake ise, mis te tahate. Sellepärast, et kui ma nägin Maaülikooli, ta oli siis prorektor vist, esinemist televisioonis ja kui ta rääkis sellest, kuidas õunad on nii mustad, mis meile tulevad, et need tuleb kindlasti ära koorida, sellepärast, et see mustus kõik, mis sinna, need mürgid, need lähevad koorest läbi ja jäävad koore alla. Et sellest ma ei saanud aru, kuidas füüsikaliselt saavad need mürgid jääda koore alla. Koor on väga tihke aine, sealt kui läheb läbi, siis läbi säsi ta läheb ju ka kohe kindlasti. Kas te ei mõtle nii? Muidugi läheb. Tähendab, läheb sinna seemnete juurde, on ju. Tähendab, kui te koorite õune, siis koorige seemneteni välja. Okei? Sest no, mürgid on koore all, nagu väidetavad. Kui nad võtavad selle loogikaga, et koore all on väga paljud vitamiinid, mineraalained, siis jaa, kartulil tõepoolest on, sellepärast, et kartulil kohe on idud ja idud hakkavad kasvama. Õunaidusid olete näinud või? Mina ei ole näinud. Tähendab, jälle, müüt, ma ei tea. Tähendab, kas pesete, kas koorite, laske käia, mida te soovite teha. Kui teid säilitusõuna koor segab, mis on paks, eks ole, siis koorige ta ära. Või näiteks väikesele lastele, kui anda, siis ta närib hoopis paremini seda või nätsutab seda õuna, kui on koor ära, sest koor on see, mis võib kurku väga lihtsalt minna. Nii, pestud, kui ise pesta ei oska, siis siin samas Stockmannis on puuvilja pesemiskomplekt müügil.
soovite, siis ostke seal harjakesed ja ma ei tea, mis asjad kõik juurde. Kala, vaat see on asi, mida mina pushin absoluutselt igal pool. Ja kui ma elasin Magasini tänaval, siis Magasini tänava aias me pakkusime kõikidele oma külalistele ja tulid 2 asja, kala ja köögivili. Ma ostsin spetsiaalselt 1,20 m läbimõõduga okpanni ja lõkke peal tegime me kogu aeg selle toidu, sest meil aias oli hästi palju rahvast, kui käis. Ja kala hommikusöögiks, nüüd siis juba vast 6 aastat, viimased 6 aastat on, kui ma olen kodus söönud, on mul kala alati hommikusöögiks olnud, sest kalavariante on sedavõrd palju ja mulle maitseb lihtsalt kala sedavõrd hästi. Ja kui te võtate, miks seda vaja on, siis see on näiteks 150 grammi lõhet, aga 150 grammi see ei ole isegi sööklas või ütleme restoranis pakutava lõhe portsjoni ka, sest seal on tavaliselt 200-250, siis juba 2-päevane vitamiin D päevanorm on sealt saada. Trendikas. No trendikas on mis? Tuli siia meile kinoajahu. No räägitakse kinoajahust. Mis asi see on? Kui te võtate Eesti talurahva vanema toidu, siis Eesti talurahva vanemas toidus on kirjas, kuidas Eesti talumees kevadel külvas kõik maha ja siis, kui hakkas suppi tegema, siis ei olnud nagu sahvrist ega aidast midagi võtta, aga maltsad juba kasvasid põllu peal. Siis võeti need maltsad ja kõige täiega keerati supi sisse, et midagi oleks süüa. Nüüd aga öeldakse, et see oli siis valge hanemalts, kõige täiega. Kinoa seemned, kinoajahu jahvatatud seemned, on tegelikult siis tšiili hanemaltsa seemned, mis on kuivatatud ja jahvatatud. Midagi uut? Minu jaoks absoluutselt mitte. Caesari salat. Mul naabrite juures oli siis 3 last ka ja me sõime koos, tegime süüa koos. Ja nüüd Caesari salat oli väga lihtne teha, sellepärast, et käisid rõdul seal ääre peal kõik selle rohelise, käisid läbi kääridega, võtsid kõik seda, mis seal oli. Üks kord ma läksin natuke rohkem tuli koriandrit, kui ma tahtsin ja siis öeldi, et mingi imelik maitse pidi olema, okei. Nüüd Caesari salat ja siis, kui mingid kanatükid sinna sisse, siis natukene neid saiakuubikuid üle praadida, natuke seemneid võib visata sinna juurde, eks ole, ja siis Caesari kastet. Ja kui ma ükskord ütlesin, et ma hakkan Caesari kastet siis ise tegema, et see kaupuse oma ei ole nii hea, aga seda Imrekose oma ei olnud kuskilt saada sealt. Ja võtsin anchoovise, nad ütlevad, miks sa seda võtad? Ma ütlesin, Caesari salati kastmes kuulub koostisesse anchoovis. Ei ole. Tähendab, noored ei teagi, mis tegelikult on, aga kuna Caesari salat on niivõrd siis roheline selline ja kaste peal. Kotsimarjad ja assaimad. Vaat need on need sellised asjad, mis minul kopsu üle maksa viisid. Ja meil on üks seade töö juures ja ma tegin konkreetselt antioksidantsuse seadmel katsed. Need on ka publitseeritud, Agronomy Research võite vaadata, Küüslagu näiteks kohta, 2014 kolmandas numbris. Ja tegin ka kotsi ja marjad ja assai mahla. Ja astelpajumahla võtsin, punase veini võtsin, valge veini võtsin ja assai mahla. Ja selgus, et astelpajumahla on nii kõrge antioksidantsusega, siis on punane vein, siis on tükk tühja maad, on valge vein, siis on assai mahla. Ja räägivad, et tuuakse Eestisse hästi kasulikud asjad. Ja nüüd me kirjutasime juba, praegu on trükis, Eesti oma supertoidud. Me lihtsalt läksime nendele rünnakule vastu. Ja seal on 27 Eesti oma porgand, kaalikas, õigemini nääris on seal, kus me võrdleme just nimelt sellega, aga miks me ei kasuta siis oma. Ja siin, kuna oli juttu nendest supertoitudest, siis siin teie ees on üks supertoit. Ja kuna teid ei ole ka palju, olete kõik maitsnud. See on must küüslaug.
igaüks saab võtta, näete, siin on küüned. Kohe räägin. Ja must küüslauk, näete, siin on lihtsalt see musta, ütleme, küüslaugu sibul on lõigatud pooleks. Ja selline must ongi sellepärast, et küüslaugu küpsetamine ahjus võtab aega patendi järgi 7 nädalat. Ja see küüslauk, mida te praegu sööte, see on Eesti oma, jah. Ja me tavaliselt tegelesime Läti omaga, Läti oma oli siis, see on hispaanlane, keda minu poeg tunneb, kuna tema kaudu ta saab Hispaaniast puuvilja. Ja tema teeb siis Riias, ta armus ühte lätlannasse ja elab nüüd Riias, ostsid ühe maja alumise korruse ja siis seal teeb. Eestis, Tallinnas, tännas silmas hakkas üks poiss tegema oma majas, garaažis tegi suure ahju ja nüüd see on siis selle Margus Sarmeti tehtud must küüslauk. Tema tõsi küll ei fermenteeri seda küüslauku 7 nädalat, vaid tema teeb 3 nädalat. Kui võtta kõrvuti, mis minu võimalus on olnud, siis tõepoolest see 7 nädalat küüslauk on natukene valminuma maitsega, ütleme nii. Aga ma vist ütlen õieti, kui ma ütlen teile, et tal on nõrk küüslaugu maitse ja tegelikult põhimaitse on must suitsuploom. On nii? Sarnane musta, igal juhul mitte lagrits minu meelest, aga rohkem suitsuploom. Ja viimane teadusartikkel, mis oli musta küüslaugu kohta, oli sellest, et must küüslauk tarbides aitab ära hoida sekundaarset diabeeti. See on siis suhkruhaiguse teket, seda sekundaarset, mis on tavaliselt vanemas eas inimestel. Nüüd sellega ma lõpetan. Nii et sööge lihtsalt ja maitsalt, kaunilt ja koduselt, aga suur tükk ajab suu lõhki, nii et sööge korralikult kõik läbi. Aga siit tuleb veel üks üllatus. Ja kui ma olin puhkusel, olin rõdul, hästi mõnus oli, rannas oli juba oldud, duši all käidud, hommikumantel seljas, kui äkki hotelli perenaine hüüab, et Raivo, sa tahad jäätist saada. Ma nägin, mingi roller tuli seal, mingid rohelised junnid olid seal. Ja lähen siis hommikumantlist sinna alla ja pakutaksegi. See on hot dogi sai. See roheline, aga roheliseks on ta värvitud mitte tee värviga, mitte tee ekstraktiga, selle matšoga, vaid selleks on üks eraldi taim, mille nimi on pandanus. Te võite seda internetist vaadata. Pandanust väga palju kasutatakse, pandanuse ekstrakti kasutatakse ja selle pandanuse ekstraktiga on värvitud siis see taigen. See taigen on siis roheline. Ta on pehme, nii nagu hot dogi sai. Ja kui te vaatate täpsemalt siia, siis te näete, siin on pärlid. Selleks, et jäätis ei teeks seda saia selliseks nätskeks märjaks, on kõigepealt alla pannakse pärlid. Kuidas neid pärleid teha? See on jällegi imelihtne. Võtke YouTube lahti ja seal võtke näiteks märksõna alt honey pearls, meepärlid. Ja seal on 2 varianti. Üks variant on kaltsiumkloriidiga teha, teine variant on külmutuskapis teha, tähendab sügavkülmas. Ärge jännake selle kaltsiumkloriidiga, võtke kohe sügavkülma variant, klaasiõli panete sügavkülma, teete selle ekstrakti tardainega valmis, lusikaga tilgutate või võtke ühekordse süstlega ja tilgutage sellega sinna külma õlisse. Nad tarduvad, kukuvad põhja, valate õli pealt ära ja ongi kõik. Mul poeg tegeleb sellise gurmee toiduvalmistusega. Mina teen sellised tavalised toitud, aga tema tegeleb gurmeega rohkem ja nüüd temal oli vaja midagi pakkuda siis nende lambakarreelu. Ja kuna Toiduakadeemias paluti seda teha, siis mõtlesime, et kõige paremini sobiksid need samad pärlid ja tegime pärlid
koriandripärlid, sest lambaliha ilma koriandrita minu jaoks ei eksisteeri. Siis tegime valge küüslaugupärlid, siis tegime musta küüslaugupärlid ja siis tegime, et oleks veel rohkem värvi, tegime vaarikapärlid. Ja need kõik olid selle pärlee juures tõesti väga hea. Nii et pakkuge nii. Aga sellest veel edasi aretus. Jäätist võib veel teistmoodi pakkuda. Ja ma käisin Sloveenia toidu pakkujate juures ja esmalt pakuti mulle vett ja siis pakuti mulle jäätist. Ja seda jäätist pakuti mulle kõrvitsaseemneõliga. Ja ma soovitan teil kõigil osta väike pudel kõrvitsaseemneõli ja pakkuda oma külalistele kõrvitsaseemneõliga jäätist, vaniljajäätist. Ta tundub võib-olla teile, et õli maitse ja see. Ei, kõrvitsaseemneõli on super. Pealegi ta on tume, päris tume roheline. Nii et kui ta valgub selle jäätise pallidelt alla, ta on selline roheline ja väga kihvt. No nii, kas teil on küsimusi? Kas teil on mingi koht, kus te tahaksite vaielda? Vaielda ei taha, kui võite meile veidike nagu nendest Eesti oma superfoodidest rääkida, millised on need kõige kasulikumad või? Tähendab, me ei saa neid omavahel niimoodi võrrelda, ma võtaksin nii, nagu hakkavad tulema. Ma käisin eile aias ja ma läksin nimelt linnast maale elama. Käisin aias ja aias juba on nii kõrged, need rabarberinupud juba tulevad. Sellised punase kirjud, sinkjad rabarberinupud juba tulevad. Tähendab, esimene, mis tuleb, on rabarber. Ja meie näiteks kasutame rabarberit, muidugi me kutsume siis oma tuttavad esimesele rabarberi koogile. Okei. Aga me teeme ka rabarberi limonaadi. Ja rabarberi limonaadi, uskuge või mitte, ma ei ole ära pööranud, aga ma ei ole kunagi saanud nii head rabarberi mahla, kui meil õnnestus seal teha. Ehkki ma olen maapoiss ja jumal, meil oli rabarberit kodus küll. Rabarberi limonaad sellest värskest rabarberi mahlast, teate, kõik tahavad seda juua. Ja siis nad küsivad, et kuidas oleks. Nii et rabarber on esimene. Mina ei korja, aga mul minija on selline natukene pööratud sellise teise toidu peale. Siis tema tuleb ja küsib, et kas ta naati tohib korjata. Suurema hea meelega korista kõik naad ära, sellepärast, et siis umbrohtu aias ei ole. Tema tahab seda värsket naati saada. Siis on meil näiteks igal suvel on minul kasvuhoones, et lastele midagi magusat pakkuda. Siis meil on kasvumajas, on Stevia. Stevia kasvab kasvumajas väga hästi ja Stevia näiteks eelmisel aastal oli üks nii suur põõsas. Ja Stevia leht, kui lapsed tulevad, siis minu oma lapselapsed, need juba ütlevad teistele lastele, et proovi seda lehte. Algul nad niimoodi ei julge proovida, aga ta on tõesti väga magus. Siis meie oma, mis hakkavad, tähendab, kui rabarber tuleb ja kui hakkavad juba maasikas. Nüüd me võrdleme tavamaasikat metsmaasikaga. Ja noortele on võõras see, et metsmaasika keedis sisaldab mõruainet ja sellepärast metsmaasika keedist tavaliselt noored ei taha süüa. Meie teame, et ta läheb mõrudaks, aga see kasulike ainete kontsentratsioon, eriti näiteks C-vitamiini sisaldus, on metsmaasikas kõrgem, sellepärast, et tema peab oma elu eest võitlema seal metsas hoopis rohkem, kui see aedmaasikas, mida teie poputate seal kus iganes, peenra peal või kasvuhoones. Nüüd maasikaga on selline lugu, et maasikaga Vene ajal soovitati teha maasika toormoosi, sealt tuli see toormoosi idee ja et see on väga kasulik vitamiinirikas.
ma tahaksin näidata seda kombinatsiooni 5 hõlmest. Teate, jah? Nii palju seal ongi seda C-vitamiini. Sellepärast, et te teete kõik selleks, et C-vitamiini maasikast ära kaotada. Te kõigepealt õõrute suhkruga, aga maasikas on vähese happega. C-vitamiin tahab säilituseks hapet, happelises keskkonnas. Ja nüüd te hõõrute sinna õhku sisse. Aga C-vitamiin on antioksüdant, kes võtab enda peale kogu hapniku. Tähendab, te annate kõik hapniku sinna ja C-vitamiini enam ei jää, sest see kõik on oksüdeerunud. Ongi kõik. Te saate hea magusa olluse, mitte midagi katki ei ole. Teine asi, mis te teete maasikaga, korjatakse maasika peenra pealt kõige ilusamad marjad ja siis pannakse kaussi ja siis pannakse külmkappi või karpi ja siis pannakse külmkappi. Kas te olete kunagi tähele pannud, et maasikas, kui te panete teise maasika peale, siis need küljed lähevad kokku ja lödistavad ära need küljed. Tähendab, kui te korjate ilusad maasikad, siis külmutage nad ükshaaval ära ja siis pange sinna karpi. No nähke natuke vaeva. Ega te ei pea ometi sellised olema nagu üks Saaremaa turismitalus, kui mina lähen hommikul kohvi jooma ja tema palub, ma küsin, et kas teil koort ei ole ja tema annab mulle selle topsi väikese selle saane. Ma ütlesin, kuulge, kas teil koort ei ole? Ta ütleb, see on. Ma ütlesin, et see ei ole koor. Ja siis ta ütleb mulle, ma ütlesin, et hoidke külmkapis, andke külmkapis. Ta ütleb, et külmas peab hoidma, muidugi peab. Ma ütlesin, mida te teete siin hommikusöögi ajal? Te peaksitegi iga kliendi jaoks külmkapist lahti võtma, koort valama. On see palju nõutud? Ma arvan, et ei ole. Nii, siis on maasika kõrvale tuleb, kui hakkab tulema tikker, siis tikker. Meie teeme kodus, isegi tikrid ei pea ära puhastama. Need otsad ei tee teile mitte midagi. Laske blenderis läbi. Mina lasin lapselapsed, et kui te tahate marja jätist saada, siis tuleb need puhastada. Ma vaatan, jumal, lapsed nii näevad vaeva selle 2 liitri puhastamisega, et korjata isegi juba paha, et laseme blenderis. Ja müüakse sellised lastele sellised topsid, pulgaga topsid ja sellest teha tikri marjajäätis. See on super hea. See on tõeliselt hea. Tikri C-vitamiini sisaldus. Kui me vaidlused olid, et kus kohas on C-vitamiini rohkem, siis me lasime tudengitel praktikumis määrata. Aga kuna tegemist oli sügisega, siis meil oli ainult tikri kompott ja sidrun. Ja võrdlesime sidrunit ja tikri kompotti. Ja tikri kompotis oli 38 milligrammi ja milligramm protsenti ja sidrunis oli 39 milligramm protsenti, nii et no ehtne vitamiinipomm. No mida enam? No lähme, siis hakkavad juba mustad sõstrad mustaks minema. No mustade sõstradega Eesti on küll ainult uhkust tunda. Soomest on ükskord mustsõstra kontsentraat isegi rõngu oma tagasi tulnud, et kuulge, teie sertifikaat ei ole õige. Nad ei uskunud, et seal võib olla 400 milligramm protsenti C-vitamiini. Sest tegelikult tavalises mustsõstras on 100 grammis mustast sõstras on 182 keskmiselt, kui te tabelites vaatate. Eestis kasvavas mustast sõstras on üle 200. Sest Eesti kliima nõuab seda, et taim kogu aeg ennast kaitseks. Sest meie ju sööme seda, mis taim, mille pärast kohvi joote või? Kofeiini vaba või kofeiiniga? Kofeiiniga, jah. No täitsa normaalne. Kust kofeiin tuleb? Kohviubadest, jah. Miks kohviubades kofeiin on? Kaitseb midagi. Jaa, sellepärast, et putukad ära ei sööks. Nii, ja meie sööme seda, et kofeiinist laksu saada, jah? Nii, et me kõik sööme seda, mida taimed tegelikult enda jaoks peavad eluliselt tähtsalt tegema. Nii,
nii et mustas sõstras ja no ma ei räägi siis neid, mis on värvained. Praegu me tegeleme sellega, et värvida paar õli, sest kas te tahaksite näiteks teha salatit ja kus salatis on näiteks punased lehed või peet, et selle salatile panna punast õli. Miks see õli peab olema kollane või roheline? Aga miks mitte punane? Ja kui ma selle teen mustsõstra baasil näiteks, sest meie tegeleme praegu, on üks ökotalu, kes teeb mustsõstra mahla, väga puhast. Ja sealt ülejääk, see mahlapressi jääk, jahvatatakse, kuivatatakse ära ja sellest meie tahame teha siis nüüd sellist värvilist salatiõli. No nii, aga nüüd on siis sibul, küüslauk. Sibule kohta on väga tore mul uhke alati rääkida, sellepärast et sibulas on need haigust ära hoidvad ained, need on siis väävlit sisaldavad ühendid ja need sibula aineid, neid nimetatakse fütontsiidideks. Tähendab, nad aitavad meil organismi nagu tugevdada. Fütontsiidid avastati ja nende eest anti Nobeli preemia aastal 1938. Ja selle Nobeli preemia sai Boris Petrovitš Tokin, kes oli minu üldbioloogia esimene õppejõuprofessor. Nii et suurepärane lektor, selline. Ainult, et teda ei lubatud kunagi eksamit vastu võtta. Sellepärast, et tema arvas, et tudengid on kõik väga tublid, väga kenad, väga targad ja ta pani kõikidele 5. Nii et tema assistent võttis meile eksamit vastu. No nii, küüslauk ja küüslaugu kõrval siis must küüslauk. Ja kui me nüüd räägime Eesti küüslaugust ja Hiina küüslaugust, siis meil oli selline projekt, oli küüslaugu projekt ja küüslaugu projektis üks mõte oli, et näidata Eesti küüslaugu väärtust, kuna paljud ostjad ei olnud rahul sellega, et miks Eesti küüslauk nii kallis on. Ja me näitasime, ja need tulemused on ka avaldatud, et Hiina küüslauk võrgus, mida te ostate, on tegelikult, ütleme siis numbrites ainult, antioksidantsus 6, Hispaania Leedu küüslauk antioksidantsus 12, Eesti küüslauk antioksidantsus 22–24. Nii et juba hakkab mitmekordseks minema. Musta küüslaugu antioksidantsus on 500. Nii et veel tugevam. Ja see must, miks ta must on? Sellepärast, et kõigepealt sibul kuivatatakse, siis fermenteeritakse esimene staadium, siis on fermenteerimise teine staadium ja siis on lõppkuivatamine. Ja selle fermenteerimise jooksul tekivad melanoidiinid, mis annavad siis selle musta värvuse. Ja kui te olete televisiooni väga niimoodi täpselt jälginud, siis televisioonis on üks reklaam, mis on lima eritumise või lima tekkimise vastu, et on selline aine nagu atsüültsüstein, siis tegelikult selles mustas küüslaugus on ka seda atsüültsüsteini. Nii et see must küüslauk on tõesti super toit. Ja? Nii, siis on sellised kartulist, ehkki me vähe sööme kartulit juba viimasel ajal, siis sellegi poolest me saame kartulist oma põhilised C-vitamiini, see on siis sügisel. Kui me 300 grammi kartulit ära sööme päevas, siis on juba see ports käes. Aga kevadel paraku jah, C-vitamiini sisaldus langeb. Siis on naeris ja naeris on tänu sellele, et ta on brassica perekonda kuuluv, siis näiteks värskel kapsal me ei saa seda, me ei tunne seda kibemõrudat maitset, siis naeril me juba tunneme, redisel me tunneme hoopis rohkem ja paljudel salatitel, mis on brassica perekonnast, siis nendel te tunnete hoopis paremini seda kibemõrudat maitset. Nüüd aga, kui me lähme naeri pealt näiteks kapsa peale tagasi,
siis huvitav on see, et värskel kapsal on C-vitamiini sisaldus madalam kui hapukapsal. Sellepärast, et hapukapsal lihtsalt vesi eritub ja kuivaine sisaldus on natukene nagu madalam. Kapsamahl on tuntud kui U-vitamiin. U tuleb sõnast ulcer, see on siis haavantõbi. Ja mao ja 12 sõrmiku haavantõve korral on kapsamahl näiteks väga hea ravivahend. Kui te kapsast keedate, siis kapsa keetmise puhul, värske kapsa keetmise puhul, esimene keetmise algus on kindlalt vaja potigaas pealt ära võtta. Ärge laske seda hirmsat haisu sinna kaane alla, sellepärast, et kõik need väävliühendid eralduvad ja see hais jääb sinna alla. Nii et ühte veinihaigust isegi nimetatakse kapsakeedu lõhnaga. Ja ta tõesti on selline. Ja hapukapsa puhul muidugi, kui ta on krõmpsu, see tähendab seda, et teda on õigesti hapendatud ja see hapnemine on piimappe tekkega, nii et piimappe on üks orgaanilisi happeid, mida samuti me võime väga kasulikult nagu tarbida. Ja kapsamahl on vist üks väheseid köögiviljamahlu, mida te saate mahlana, hapendatud köögiviljamahlana kauplusest ka osta, sest teisi nagu vist ei ole. Punapeet. Vaadake, punapeet, kui mina hakkasin tööle Tehnikaülikoolis, siis meie laborisse tulid väga tihti Nõmme turult need köögiviljakasvatajad, sest nendelt nõuti tõendid selle kohta, et nende peedi nitraadi sisaldus ei ole väga kõrge. Ja nüüd on asi pöördanud teise hoopis külje. Sellepärast, et sportlastele viimased 3-5 aastat soovitatakse ainult. Peedimahl on kõige parem variant, sellepärast, et see lämmastiku sisaldus, mis on peedimahlas, see aitab sportlastel organismis sünteesida sellist ühendit, mida nimetatakse lämmastikoksiidiks. Lämmastikoksiid on väga lihtne, NO. Kui teie koolis õppisite, siis ma olen oma tudengite käest küsinud, mitte kellelegi ei ole räägitud lämmastikoksiidist. Ma ei tea, miks. Kas sellepärast, et ta nende jaoks, õpetajate jaoks kuulub seksuaalkasvatuse tundi? Ma ei tea. Sellepärast Viagra põhialus on ka lämmastikoksiid. Nii et võib-olla sealt tuleb see kartus, et kas me tohime rääkida. Aga lämmastikoksiid on ühend, mis tekib organismis 1-2 sekundi jooksul, mis aitab sportlasel seda sooritust, tähendab mobiliseerida lihaseid. Ja selle jaoks on näiteks arginiin, üks aminohappe, mis on valkudes. Meie oleme teinud sellised nõnda nimetatud meestele segud, et oleks arginiini rikkad valgud, et organism toodaks rohkem lämmastikoksiidi. Nii, õun. Mäletate, seal ühes oli 1 õun päevas ja üks tore raamat on samuti 1 õun päevas. Kui te leiate selle raamatukogust, lugege selle läbi. See on toitumisest imelihtsalt kirjutatud, imevahvalt kirjutatud. 1 õun päevas. Ja siin võib ju meelde tuletada selle sama ütluse, kuidas öeldakse, et 1 õun päevas hoiab doktori eemale, jah? Nii, ja õuna puhul me ei ole varem, vaadake, meie arvamused ja tõekspidamised ju ka kogu aeg muutuvad, sellepärast, et teadus näitab midagi uut ja me läheme sellega kaasa. Ja kuni Maaülikooli üks doktorant hakkas kaitsma oma doktoritööd, me kunagi ei soovitanud õuna kui C-vitamiini allikat. Sest õunas on kuskil 4-8, 4-10 milligramm protsenti C-vitamiini. Päevane kogus on 75, nüüd juba 90 tahetakse panna. Nii. Ja nemad leidsid, et Eesti õuna, see on siis talvenauding ja Paide tali, on C-vitamiini sisaldus kuni 32 milligramm protsenti, nii et oluliselt kõrgem. Tahate või mitte, aga Eesti õuna võib sellega siis ka pushida. Nüüd,
aias kasvab veel vaarikas ja metsas kasvab metsvaarikas ja metsvaarika ja aiavaarika vahe on väga suur. See on suur sellepärast, et banaani sööte, kuningbanaani ka sööte. Väga vähe siia tuleb, sellepärast ta ei kannata hästi transporti. Ta läheb rumepruuniks ja ta ei kõlba enam süüa. Aga fakt on see, et nagu kuningbanaan sisaldab selles väikeses koguses kogu selle suure söödabanaani toitain, vabandust, mina nimetan söödabanaaniks, sest mina ei söö seda ise. Ja nii on ka metsvaarikas. Metsvaarikas sisaldab kõiki neid toimeaineid umbes 4-7 korda rohkem kui seda kodus olev vaarikas. Ja sellepärast metsvaarikal ka termilise töötluse käigus väga paljud säilivad. Nii et sealt tema kasu. Järgmine kohe metsast, mis tulevad, on pohlad, mustikad on enne, mustikad. Mustikas oli ka Jaapani aastamarjaks valitud. Nii et mustika, ütleme, kasust, ma ei teagi, kui palju võib rääkida mustika kasust, sellepärast, et me teame väga vähe sellest, me teame sellest, et aitab seedimisele kaasa aga seda, et ta meid noorendab, et ta meil noorust hoiab, seda nagu vähesed teavad ja mustika toimeained on kõige enam just nimelt need, mida me natuke pelgame, mis meil suu värvivad siniseks ja keele värvivad siniseks, et need värvained, need pigmendid ongi need, mis toimivad väga hästi. Siis pohl ja jõhvikas, ka mustikas tegelikult, sisaldab sellist ühendit nagu bensoehape ja bensoehape on see, mis hoiab need marjad väga lihtsaks on säilitada neid marju. Sellepärast, et bensoehape, teda kasutatakse toidutööstuses ka kui konservanti ja paljudes jookides on lisatud bensoehapet. No kui me võtame näiteks A. Le Coq'i kalja, siis kui te A. Le Coq'i kalja joote klaaspudelis, siis te ei saa säilitusainet. Kui te võtate ta plastikpudelis, siis nad ei ole võimelised, sest A. Le Coq'i kali, siis äkki mul on valed andmed. Igal juhul paar aastat tagasi oli veel, toodeti Valgevenes, see tähendab seda, et nad ei suutnud liinil tagada toiduohutust, et ta ei läheks käärima ja sellepärast pandi bensoehapet sisse ja tal on nagu maitse erinevus ka juures. Nii et need metsamarjad, ma nüüd ei tea, kas ma kõik läbi käisin, aga te võite veel küsida. Küsimus. Jah. Kas Eesti taimedes mingites värvides on kofeiini? Eesti taimedes mina ei tea praegu mitte ühte. Okei. Siis mida arvata kasesuhkrust? Et ksülitoolist? Ksülitol on suhkrualkohol. Ja ksülitol on suhkrualkohol, mille toime, ütleme, veresuhkru taseme tõstmisele ei ole sama nagu tavalise suhkru. Tööstuslikku tootmist, et kas ta on ohut? Te peate silmas orgaaniliste lahuste kasutamist. Jah. Tähendab, C-vitamiini toodetakse ka ja tolueeni abil. Ja tolueen on üks kõige hirmsamaid nahamürke, mis üldse võib olla. Ometigi tolueeni kasutatakse C-vitamiini, sest teda destilleeritakse pärast ja saadakse temast lahti. Väga ranged on need kontrollinõuded. Täpselt samuti ksülitoli puhul. Nii et selles mõttes see, et teda puidust toodetakse see ja keemiliselt... Ta on lihtsalt hemitselluloosi ja selle koostises, jah. Siis kolmas küsimus on külmvõivatamine, marjade külmvõivatamine või mis iganes. Mis protsent, kas see on nagu hea? Jah. Tähendab, ma just kirjutasin retsensiooni ühele õpikule ja kirjutasin, et miks ei ole selles õpikus kuivatamise ja külmutamise tehnoloogiaid. Et lähme kaasa tänapäevaga ja kuna tänapäeval üha rohkem me kuivatame ja me külmutame, sest vaadake külmutusletid, kus on kauplus järjest kasvanud,
siis külmkuivatus on nagu see koos, eks ole. See on lööfiliseerimine ja lööfiliseerimisega olen mina hästi palju tegelenud. Sellepärast, et me tahtsime lööfiliseerida ses mõttes, et me tahtsime näiteks kuiva marja joogipulbrit teha ja nii edasi. Siis üks kummaline asi, mida ma siiani ei ole vastust leidnud, vaarikapulbrit ei saanud me kunagi. Vaarikapulber pärast lööfilisaatorist välja võtmist, nii kui vaakumi maha võtsime, nii vaarikapulber, nii kui niiskust sai, nii oli laik, punane laik Petri tassil ja mitte mingit pulbrit enam. Ta kohe võttis vett juurde. Ja? Niiskust. Ei, nad võtavad kõik, aga teised vähemalt. Me saame nad pakendada ja siis on okei. Või paneme niiskuse imajad juurde, eks ole. Külmkuivatus, marjade külmkuivatus on üks paremaid lahendusi. Ainult praegu veel on ta võrdlemisi kallis. Ta on ikka väga energiamahukas. Ja külmkuivatatud asjad on näiteks marjajahud. Selle taga on see toode, mis teil seal on. Kõik on külmkuivatatud marjaga, muud hulgas ka vaarikajahud. Jah. Kas nad on midagi sisse pannud, ma ei tea, meie ei saanud. Okay. Ja. Aga sinna võib ju kandjad sisse panna, mis iganes võib sisse panna. Ja. Aga mina sellega nägin vaeva ja seda ma ei saanud. Okay. Aga marjajahud, meie kasutasime külmkuivatatud marjajahusid, me kasutasime beebiputrude segude valmistamiseks. Sellepärast, et kui te võtate näiteks marjakrõpsust, kui me räägime, siis seal on väga palju suhkrut sees. Marjajahudel tavaliselt ei panda suhkrut sisse. Nii et me hoidume sellest suurest suhkruse kogusest. Ja maitseda annab muidugi väga hea. Kas eks tähendab, üks variant on see, et kuhu nii-öelda pulbriks teha see mari ja teine on siis külmutamisega mari pulbriks teha, siis külmutamine ikkagi parem variant. Ja. Tähendab selle temperatuuriga, kuna temperatuur läheb nii alla, siis kristallid ei lõhu seda ära, et seal midagi võiks juhtuda. Ja palun. Jah. Kevadeks on nad üsna väärtusatud toitainetest. C-vitamiini mõttes. Aga kas näiteks kõik porgandid ja õunavaated, mida kevadeni müüakse poodides, kuidas nendega on? Tähendab, see C-vitamiini kadu sõltub muidugi väga paljudest põhjustest, eks ole. Aga üks põhilisi põhjusi on ensüüm ja see ensüüm on, kuna C-vitamiin on askorbiinhape, siis seda C-vitamiini lagundab ensüüm askorbinaas. Askorbinaas on kõikides köögiviljades välja arvatud paprika. Seepärast, kui te paprikast tahate C-vitamiini kõiki kätte saada, siis paprikat võib väga hästi säilitada, aga pakkuge paprikat nii suurelt, kui te vähegi lõigata saate. Tähendab, paprika C-vitamiini kadu on ainult see, mis on kokkupuude õhuapnikuga. Nii et kui te väikeseks lõike, no mõne roa puhul lihtsalt ei ole võimalik, ju see on selge, aga see on see C-vitamiini kadu. Aga kartulis, kaalikas kahjuks, ja kaalikas on üks paremini säiliv C-vitamiin, aga ikkagi on see kadu ka olemas. Siis on veel Mulgikrõps on üks selline tore ettevõtte Viljandimaal, kes teeb kõikidest juurviljadest siis sellised just ja teeb ka hapukapsast. Mis te sellest arvate? Ja, siis kui ma esimest korda seda hapukapsa krõpsu nägin, siis ma mõtlesin, oot, mis asja. Ja minu meelest see on hästi tore lahend sellepärast, et te saate, hapukapsas on tuntud asi, eks ole, aga nüüd, et sealt vesi välja võtta ja see krõps saada, esiteks selle peale peab tulema. Nad alati ideed, sellised geniaalsed ideed on super minu meelest. Nagu
mul see tudeng tegi, ma rääkisin, see tselluloosinuudlid, jah. Ja teate, mis degustatsioonis selgus? Tselluloosinuudlid, mis on tehtud chia seemnetega. Need olid, me palusime tuua degustatsioonile mitte termiliselt töödeldud, mitte keedetud pastat, vaid need toored pastad ja me sõime need kõige kiiremini ära, sellepärast see oli väga hea krõps. Ja nüüd me hakkamegi tootma, tähendab see ettevõtte hakkabki tootma ka tsellulooskrõpsu, mis on veelgi, ütleme, toiteine vaesem. Aga inimesed on sellised, kes tahavad, midagi teha ei ole. Siis see kofeiini teema mind ikkagi huvitab, et kui me räägime mingisugusest, ütleme, inimesed lähevad spordisaali, teevad oma trennid ära ja nüüd on tal tegelikult on 2 eesmärki, kas lihaseid kasvatada või siis kaalu langetada. Ja kaalu langetamise toetuseks just öeldakse, et on vaja siis seda kas rohelise tee ekstrakti või mingeid muid, kuna sisaldab kõrge siis kofeiini sisaldust. Mis oleks Eesti taimedest või Eesti loodusest leiduv, mis aitaks sama efekti saavutada? Tähendab, mina ütleksin niimoodi, et selleks ei ole vaja kofeiini. Vaid selleks piisab, ütleme, neid turgutajaid on tegelikult teisigi. Ja kui me võtame näiteks kofeiini, siis kofeiin, näiteks, ma toon näite, kui teil on mingi matkaseltskond ja matkale te võtate kaasa joogiks ikkagi, mõni tahab kohviga, võtate kohvi ka kaasa ja see on väga hästi, sellepärast, et kui matkaseltskonnas teil juhtub olevat keegi, kellel on astma, siis 1 tass või 2 tassi kohvi on kõige parem rohi, mis aitab astma hoogu leevendada. Ja nüüd, kui me hakkame vaatama, aga mis nagu taimed meil sellised on, siis meil on selliseid taimi, mis annavad ja esimene taim kohe on piparment. Ja piparmendi eeterlikku õli soovitatakse seda keskmiselt 0,05 milliliitrit 500 milliliitri vee kohta. See eeterlik õli, kui me nüüd võtame, eeterlik õli ei ütle meile midagi, eks ole, niimoodi kogus. 0,05 milliliitrit, kui me arvestame eeterliku õli sisaldust, kui me võtame selle vesimündi, selle tumeda mündi, mis on nagu punakas selline, natuke halvemini kasvab, siis sealt te võtate 2 suuremat lehte klaasitäie tee kohta. Või võtate 3-4 tavamündi lehte klaasi vee kohta. See on siis see kogus ja see aitab lihasmassi kasvatada, see aitab lihastoonust tõsta, see on tõestatud nüüd. Ma võib-olla isegi leiaksin, aga see oli mul isegi on huvitatud, ma leian selle ülesse selle. Kes aitab mind arvutiga, ma ei ole väga kodus, mul läheb lihtsalt rohkem aega. Mul on selle pärast aega. Tähendab, seal on üks selline faili, see toitumisest. Võt see saab. Jep. Ja nüüd keerame selle üles. Ja kui ta tuleb, siin ongi see. Selle võtame lahti. Natuke allapoole. Veel allapoole. Tekst hakkab tulema. See teine. Võt see. Nii, palun. 2013 ilmus Spordi ja toitumise assotsiatsiooni häälekandjas ja see on siis Journal of the International Society of Sports and Nutrition, et piparmendi eeterlik õli annab soorituse paranemise gaasianalüüsi tulemused sportlastel, mis olid määratud siis pärast trenni ja samuti pärast võistlust, siis vererõhk ja hingamissagedus. Nii et see tähendab seda, et kui näiteks hakatakse, see teine pool oli teil, et kaalu langetamise pärast minnakse, eks ole. No, kunagi ma olin seal saalis ja ma näen 2 vene prouad tulevad saali ja räägivad oma vahel.
astusid kohe selle tallamise peale ja räägivad omavahel, et märtsikuus oli see. Et nüüd on 3 kuud aega, et me peame suveks korda saama. Ja talluvad ja juba igi jookseb. Ja mina mõtlen, et vaesed teie, aga ma kuulen, mis nad omavahel räägivad, et ei, ma ikka ei, mina ei sekku, miks mina pean sekkumisel on treener, kõik on olemas, las räägivad. Tähendab, nad tegid ühe vale asja. Organismi saab petta, näiteks kolesterooli osas organismi saab petta. Me sööme taimseid steroole ja me petame ja maks on petetud. Jah? Maks ei tooda juurde. Nüüd aga, kus me petta ei saa, on jõusaalis, kui me võtame koormuse, mis on hapnikutarviduse järgi. Vaadake, olete kuulnud ju, kui treener ütleb, et laseb teil maksimumkoormust proovida ja sellest võtab 60%, teie tehke nüüd neid seeriaid. See on täiesti põhjendatud asi, sellepärast et 55–60% hapnikutarvidusest 100%, 55–60% te tarvitate ainult glükoosi. Rasvad ei tarbi üldse enam. Ja siin te mitte kuskilt seda rasva käed pealegi, kellel siia on kogunenud, siis tavaliselt on see tselluliit. Ja tselluliit on selles mõttes natuke halvem variant, et tselluliidis ei ole veresoonkonda. See tähendab seda, et kui te tahate siit Tartusse minna autoga, siis kui Tallinn-Tartu maanteed ei ole, siis autoga te ei sõida sinna. Samamoodi te võite seda, ma ei tea, mida iganes, fat burnerit võtta, ta ei jõua siia, sest siin pole veres. Jah, nii, palun. Kuulge, mul on teile üks kingitus. Eestlased armastavad nänni. Vau! Kõik need, millest te rääkisite. Tähendab, astelpajust ma ei rääkinud, aga astelpaju on üks huvitav selles mõttes, et kui keegi räägib, et 10 marjast on piisav, siis see on natukene ülepaisutatud lugu. Kui te võtate 10 Altais kasvanud marja, siis on okei, sellepärast et Altai marjad sisaldavad umbes 2000 mg% C-vitamiini. Meie marjad 176, kuskil nii jääb. Astelpaju õli, kui me räägime nüüd astelpaju õlist, mis on apteegis, siis astelpaju õli apteegis on perkoleeritud õli, oliivõliga perkoleeritud ja seal on siis astelpaju õli sees. Meie tegelesime puhta astelpaju õliga ja ma viisin isegi, mul on verskripaberid olemas, nii et ma võin natuke meditsiinis tegelda ja ma viisin oma tuttavatele Ameerika Ühendriikidesse. Tal oli pärast vähioperatsiooni oli tal tekkinud need küüne valged laigud sellised ja talle tehti süsti ja see süst maksis $100 süst, iga päev tehti süsti ja kumbki haigekassa talle seda välja ei maksnud. Ja ma võtsin igaks juhuks kaasa, sellepärast et ta on ju hobuse läikiv karv on ju hippofää, see ladinakeelne nimetus. Ja kujutage ette, ta sai 1,5 nädalaga, ta sai oma küüned korda. Pärast seda olin mina muidugi tehtud. Sest nendes järgmistes pakkides on nüüd see, millest te rääkisite. Siin on piparmünt sees. Kodumaine piparmünt. No ja see on mustik, vetsmustik. Väga vahva. Oi, ma väga tänan. Oma Kallo Akadeemia poolt sooviks teile anda sellise meene lõikelaud. Nagu ma aru sain, siis te teete ka päris ikka süüa. Teate, jah, ehkki küll tohin ma nüüd norida natukene. Ma norin selles mõttes, et me just täna tööl ka rääkisime, et mina olen ka see variant, kes ei oska väikest kogust süüa teha. On väga paljud on sellised. Ja sellepärast meil on noortega kokkulepe, et kui ma süüa teen, siis ma pean arvestama sellega, et 1/3 söön mina ära. Sest 2 väikest last, me neid ei arvesta, aga minu tütar ja tütarmees, ja mina, meid on 3, tähendab 1/3 peal mina ära söön. Aga ma koriandrit näiteks lõikan sellega, sest nemad koriandrit ei söö. Siis saad seda kasutada.